kõigile, et ma olen observatooriumi teadlastest esimene, kes siin festivalil ettekande teeb, aga teisi on veel tulemas ja rääkimas teadusest. Ja see minu ettekanne ei ole nagu päris süvitsi teaduse ettekanne, et ma räägin, nagu pealkiri ütleb, 2 lugu ja tegelikult ma lisan siia nagu 3. loo, et ma räägin Pluto kaaslase Kaaroni loo, siis ma räägin Armasonese mäe loo ja tegelikult ma räägin iseenda loo. Et mina olen nende kahega seotud ja kohe räägin, kuidas ma nendega seotud siis olen. See lugu algab umbes 20 aastat tagasi, õieti 21 aastat tagasi. See oli 1. mai 2004. Eesti liitus Euroopa Liiduga ja samal päeval mina alustasin õpinguid Brüsseli Vabaülikoolis. Ma leidsin endale doktorantuuri koha Brüsseli ülikoolis ja enne Euroopa Liiduga liitumist oleks olnud väga palju paberimäärimist, et minna sinna üliõpilaseks, aga väga mugav oli, et Euroopa Liidu liikmena oli palju lihtsam seal nagu elama asuda ja õppima asuda, nii et meil oli kokku lepitud, et ma alustan samal kuupäeval, kui Eesti liitub ja siis läks kõik sujuvalt. Ja minu doktoritöö teemaks sai selline tähtede hajusparv. See on siis selline kogum tähtedest, mis on sündinud ühe korraga, nagu ühel ajal ühest suurest tolmu- ja gaasipilvest. Ja minu ülesandeks oli uurida seda täheparve fotomeetriliselt, mis tähendab, et minu ülesandeks oli teha vaatlusi, nagu pildistada seda täheparve ja siis nende piltide pealt mõõta tähtede eledusi ja uurida, kuidas nende tähtede eledus aja jooksul muutub. Ja seal täheparves on päris mitu sellist nagu huvitavat pulseerivat tähte, mille heledus muutub niimoodi perioodiliselt aja jooksul. Ja minu ülesandeks oli neid uurida. Aga nüüd see aga on see, et see täheparv, see asub lõunataevas, et Euroopast teda näha ei ole. Et tema see kääne on -58 kraadi ja midagi veel peale. Ehk siis selleks, et seda hajusparve vaadelda, tuleb reisida lõunapoolkerale. Ja minu siis õpingute käigus juhtuski nii, et ma reisisin lõunapoolkerale 6 korral vaatlema. 2 korral Tšiili ja 4 korral Lõuna-Aafrika Vabariiki. Ja see oligi doktorantuuri 2. aastal, 2005. aastal, siis 20 aastat tagasi, kui ma tegin oma esimese reisi Lõuna-Aafrika Vabariiki. 2 nädalat vaatlesin seda täheparve ja siis paar kuud hiljem, juulis 2005 ma läksin Tšiili, et edasi vaadelda. Ja see koht, kuhu ma Tšiilis läksin, see oli tegelikult selline väga kauge koht, see oli Atacama kõrbes Armasonese observatooriumis. Et see oli üks selline väike observatoorium Armasonese mäe nõlva peal. Siin on pildi peal näha, kuidas meil see ekspeditsioon sinna kulgeb, see on poole tee peal, selle pildi peal veel ei ole seda Armasonese mäge näha. Et selleks, et seal vaadelda, siis tuli asjad pakkida maasturi kasti ja kilega ära katta, sest tee läks läbi kõrbe ja kõik see liivatolm seal, auto oli seda liiva täis pärast. Ja jõudsime sinna kohale, siis see observatoorium nägi selline välja, et see on siis ühesõnaga observatooriumi selline nagu linnak on siin, et ööbimiseks olid sellised vagunelamud, metallist vagunelamud, siis oli seal söökla, siis oli üks raamatukogu konteiner ja siis oli seal 2 teleskoopi, nagu suurem kuppel ja väiksem kuppel. Suurema kupli all oli 84 sentimeetrine teleskoop, mis selline keskpärane teleskoop, isegi Tõravere skaalas, Tõraveres on 1,5 meetrine ja 60 sentimeetrine ja 35 sentimeetrine. Ja siis see väiksem teleskoop oli 16-tolline MIDI teleskoop.
aga muidugi see taevas siin on väga hea, sest see on selline koht, kus on aasta ringi taevas peaaegu kogu aeg selge, nagu ma ei tea, ütleme võib-olla 350 või ligi 360 selget ööd aastas, nii et see on nagu väga suurepärane koht, kus vaatlusi teha. Ja mis siis eluolus siin veel, et see oli selline nagu pisikene observatoorium, mis kuulus ülikooli astronoomia instituudile, seal kohalikule astronoomia instituudile, et siin nagu et siia ei olnud nagu mingisuguseid suuri kommunikatsioone välja ehitatud, et elektri saamiseks tuli käima panna diiselgeneraator, see oli siin sellise müüri taga, et kogu aeg ka ei võinud seda käiata, et siis kui ikkagi oli vaja vaadelda, siis sai käima pandud ja hommikul sai jälle välja lülitatud. Küsimus, kõrgel see oli? Kui kõrgel? 2700 ja kopikaid meetrit. Käivisele ei hakanud? Ei hakanud. Ja siis vesi tuli siit paagist, et siis Stern-autoga toodi vesi sinna kohale, et kord nädalas alati see paak täis ja siis sai siin seda olmevett kasutada, aga muidu jah selline nagu keset pärapõrgut ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma vaatasin tõesti, et kas tõesti maa peal on nagu selline koht olemas, see nägi välja nagu Marsimaast. Temperatuur oli täitsa normaalne, et kuna ta on ikka 2700 meetri kõrgusel, et päike lõõmas, aga ta minu meelest üle 25 kraadi nagu ei olnud päeval. Aga öösel läks jahedaks ja soojustust siin nendes vagunites ei olnud niimoodi, et päeval läks nagu telgis. Et päeval läheb põrgu kuumaks ja siis öösel lõdised. No hästi lühikese kommentaari viskan siia vahel, et kusagil 4000 peal hakkab tunda on, et õhku on vähe. Nagu me kogesime oma Tšiili päiksevarjutusreisile. Olime 4400. 4700 saime meie kätte. Tipule või? No umbes. Aga no tegelikult 3 kilomeetri peal ka ikka võhma on natuke vähem. Natuke on vähem. Nelja peal on ka päris üle. Enam ei jookse ega niimoodi. Kas see oli nagu suletud ala või mees sisse minna? Ei, see siin oli tegelikult avatud ala, aga lihtsalt sinna ei sattunud keegi. Et see lähimast linnast on 120 kilomeetrit. Aga tegelikult, mis koht oli lähedal, ma jõuan selleni ka, et Paranali observatoorium oli lähim tsivilisatsioon. Et siis Euroopa Lõuna-observatooriumi siis kõige eesrindlikum observatoorium, Paranali observatoorium oli 20 kilomeetri kaugusel. Ja tegelikult oli niimoodi kokkulepe, et kui mingi õnnetus juhtub, et siis tuleb helistada Paranali ja vajadusel sõidab kiirabi Paranali observatooriumist kohale. Helikopteri tulemist? Kuhu ta sõidab? Santiagosse? Ei. Ütleme, et ta saab tulla siia appi, kui vaja. Koha peal on nagu tavi. Nii, aga ma jõuan veel rääkida sellest Armazonese mäest edasi, et vaatame praegu, kuidas see vaatlemine siin käis. Et ühesõnaga, siin on nüüd vaade altpoolt sealt nende vagunelamute poolt, et siis see suurem kuppel 80 cm teleskoobiga ja siin siis 40 cm taga. Et see on nüüd tegelikult see Armazonese mäetipp. Ja see Armazonese mäetipp, see on üle 3000 meetri, et see oli 3070. Ja vaatlemine selle 80 cm teleskoobiga see osutus väga raskeks, et selgus, et need asjad olid seal ikkagi üsna nagu korrast ära. Et kui ma alustasin vaatlemist, siis mul oli probleeme, et seda teleskoopi objektidele suunata, et see suunamine oli väga ebatäpne. Ja ma isegi olin seal üsna frustreerunud, et tundus, et nagu ma ei saagi nagu oma seda täheparve seal vaadelda, aga siis ma hakkasin kasutama nii-öelda hobiastronoomi võtteid. Et ma tegingi tegelikult nii-öelda hüppamist heledamatelt tähtedelt nagu nõrgematele. Inglise keeles on see mõiste star hopping. Otsid üles heledama tähe, suunad sellele ja siis lähed niimoodi edasi. Ja siis ma panin järjest neid koordinaate paika ja leidsin siis ka nõrgemad objektid taevast ülesse. Ja mis veel selgus, et see kuppel ei käinud mootoriga ringi, et seal vahepeal see kuppel kiilus kinni ja mootor ei jaksanud seda kuplit vedada ja lahenduseks oli see, et seal oli vänt ja siis tuli käega vändata seda kuplit ja kulus mingi 10–15 minutit selleks, et siis see kuppel nagu ühelt poolt teisele poole vändata. Kui tihti see oli väntama jooksul?
Palju ei pidanud, et ma vaatasin nagu ühte objekti alguses, nagu see läks läände ära ja siis väntasin ida poole, hakkasin järgmist objekti vaatama, et ma väga palju ei pidanud väntama. Aga ühesõnaga ma sain ikkagi kõvasti vatti seal. Aga mis siis oli huvitavat, see, kuidas me jõuame nüüd järgmise looni. Järgmine lugu on Pluto kaaslase Chaaroni lugu. Nimelt mul oli kõik see reis ja vaatlus juba ette ära planeeritud. Oli teada, et ma vaatlen seal 2 nädalat järjest. Aga siis selgus, et minu vaatlus selle aja keskel, selle 2 nädala keskel, teisel nädalal toimub üks astronoomiline sündmus. Nimelt Pluto kaaslane Chaaron läheb ühe tähe eest läbi. Ta varjutab tähte. Ja see tähe varjutus on tegelikult selline asi, mida astronoomid, need, kes uurivad päikesesüsteemi kehi, tahavad ära kasutada, sest see annab infot nende päikesesüsteemi väikeste objektide kohta. Et antud juhul taheti siis Chaaronit uurida. Ja see üleminek pidi toimuma siis 11. juulil 2005 ehk siis 20 aastat tagasi. Ja kuidas see asi siis maa pealt paistab, see on see, et see taevakeha läheb tähe eest läbi ja mõtteliselt, kui nii-öelda see kauge täht valgustab maad, see tähe valgus langeb maale ja sealt läheb üks objekt eest läbi, siis objekti vari nagu liigub üle maa. Ilmselt te kujutate ette, kuidas kuu vari läheb üle maa, et kui ühesõnaga täieliku päikesevarjutuse ennustus on, et siis tehakse igasugused need animatsioonid, kuidas see kuu vari üle maa liigub. Aga analoogselt tegelikult liigub mis tahes objekti vari üle maa, kui see objekt läheb tähe eest läbi. Lihtsalt see tähe valgus on niivõrd nõrk, et me tegelikult seda tähe valgust niimoodi kosmosest maa poole vaadates ei näe. Aga nüüd, kui maa peal teleskoobiga vaadata tähte ja see objekt läheb sealt eest läbi ja varjutab tähte, antud juhul siis Chaaron, Pluto kaaslane läheb sealt tähe eest läbi, siis see tähe valgus nagu kaob mõneks hetkeks ära ja siis ilmub uuesti nähtavale. Ühesõnaga see kauge objekt, päikesesüsteemi mõttes kauge objekt, siis ühesõnaga see Neptuuni tagune objekt liigub tähe eest läbi, siis ta natukeseks ajaks varjab tähe valguse. Aga seda varjutust ei ole näha terve maa peal, vaid parasjagu sellises koridoris, mis on sama lai nagu see objekt ise. Ja oli teada, et Chaaroni läbimõõt on umbes 1200 kilomeetrit, ehk raadius 600 kilomeetrit, läbimõõt 1200 kilomeetrit. Ja siis maa peal on siis selline 1200 kilomeetrine koridor, kus see varjutus on nähtav. Ja nüüd on oluline, et kui me tahame neid vaadelda seda sündmust, et siis peavad olema teleskoobid parasjagu selles koridoris. Ja oligi ennustus, et see vari läheb üle Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Ameerikas, Tšiilis on palju häid teleskoope. Ja siis läkski seal nagu võistluseks lahti, et need, kes uurisid neid, kes olid Chaaroni vaatlemisest huvitatud, neid oli 3 uurimisgruppi. Need hakkasid siis võistlema, et kes saab nii-öelda oma käpa alla neid Tšiili teleskoope. Ja siis üks nendest uurimisgruppidest Massachusettsi tehnika instituudist, MIT-st, siis leidis selle Amazonese observatooriumi üles ja nad siis küsisid, kas nad saavad seal vaadelda ja neile lubati vaadelda. Lihtsalt üks tülikas asi oli, et mina olin seal. Minul oli seal see 2-nädalane vaatlus täpselt samal ajal, aga kuna see Chaaroni vaatlus oli niivõrd palju prioriteetsem, siis mulle öeldi, et nii, et sa oled küll seal mäe otsas, aga 3 ööks sa paned oma vaatlused seisma ja tuleb siis grupp sealt MIT-st ja nemad vaatlevad 3 ööd, et 2 ööd nad nagu valmistavad ette ja siis 3. ööd nad vaatlevad. Ja tulidki siis kohale. Ja nad tulid kohale ja siis ma seal õhtusöögilauas, kus me seal istusime seal konteineris, ma ütlesin neile, et teate, et see teleskoop on selline, et Pluutot te sellega küll üles ei leia.
aga ma olen siin 10 päeva või 10 ööd vaadelnud, et ma tean, kuidas seda teleskoopi suunata, et kuidas minna heledama tähe pealt nõrgema peale ja järgmise nõrgema peale ja et ma võin aidata, et selle Pluto üles leida. Nemad olid siis kohe väga rõõmsad, neil oli oma kaamera kaasas, neil oli eraldi välja töötatud selline kiire kaamera, mis teeb palju kaadreid sekundis, niimoodi, et nad monteerisid siis oma kaamera sinna teleskoobi fookusesse. Sättisid selle fookusesse ja siis hakkasime neid testvaatlusi tegema ja selgus, et ka teleskoobi kujutis oli kehv ja me proovisime kollimeerida seda 80 cm teleskoopi seal, keerasime seda sekundaarpeeglit natukene, saime kujutise natuke paremaks. Alguses tundus, et me keerasime ta nagu kehvemaks, aga siis seal oli üks nagu kogenud mees, kes julges teha neid asju, et selline, ma ei tea, 60-aastane või rohkem, kes juhtis ja kolmekesi tulid ja siis olid 2 tudengit, üks doktorant, minu vanune ja siis oli üks noorem üliõpilane. Ja saime need asjad paika ja isegi tekkis selline usalduslik side seal, et teisel ööl ma sain nende kaamerat kasutada isegi oma vaatlusteks, nad lubasid mul kasutada. Aga siis 3. ööl nad siis võtsid selle vaatluse enda kätesse ja siin parasjagu siin vaatleja ruumis käib siis see vaatlus, et siin on see doktorant ja siin on siis see noorem tudeng ja siis see kogenud mees oli kupli all ja keeras vaikselt seda kuplit edasi. Kõik valgused panime kinni ja hiirvaikus oli ja kui siis nad tegid 10-minutilise video tegid, kuna see ennustus ei olnud väga täpne, et kuna see varjutus toimub selleks, et see varjutus kindlasti peale saada, et siis sai pandud see video või see piltide registreerimine käima nagu mitmeid minuteid varem ja lõpetatud mitmeid minuteid hiljem, nii et sai tehtud selline 10-minutiline seeria ja mina siis nende selja tagant pildistasin seda arvutiekraani, kui nad said selle esimese tulemuse kätte ja oli näha, et see varjutus oli seal 10 minuti sees olemas. Ja siis oli nii nagu filmides näidatakse, kui seal kosmose nendes juhtimiskeskustes, kui see, või mitte ainult filmides, vaid ka reaalselt, et kui mingisugune kosmoseaparaat jõuab sihtmärgini, et kuidas siis ameeriklased tähistavad, nagu hüppavad ja suruvad kätt ja rõõmustavad. Ja need 3 meest olid ka siis tõeliselt rõõmsad, et me tegelikult kõik koos hüppasime seal, et see vaatleja konteiner värises siis. Et siis me rõõmustasime. Ja mis oli eriti oluline, et see kes keskel on, tema nimi oli Michael Person. Tema doktoritöö nagu sõltus sellest ka, tema oli välja arvutanud, kuna see vaatluse moment täpselt on ja tema tahtis, et tema see doktoritöö õnnestuks, et see vaatlus oli väga oluline tema jaoks. Ja õnnestus. Ja mis me siis saime? Et sellel uurimisrühmal oli siis broneeritud 3 suuremat teleskoopi, kõige suurem on see Gemini, see on 8-meetrine teleskoop. Et olid 3 suuremat teleskoopi, millega nad said teha 10 kaadrit sekundis. Ja siis see üks õnnetu, see meie teleskoop, millega sai teha ainult 2 kaadrit sekundis. Et meil oli säriaeg oli pool sekundit, me ei saanud teha lühemat säriaega, sest see teleskoop ei olnud nii suur, et ühesõnaga meeter oli nagu see soovituslik miinimum, meil oli 84 cm teleskoop ja siis saime teha 2 kaadrit sekundis ja on näha, et see mõõtmist nagu see täpsus on madalam, viga on suurem, hajumine on suurem. Aga see oli ülioluline, et me ikkagi saime selle vaatluse. Et tegelikult see meie vaatlus osutus mõnevõrra isegi olulisemaks kui need. Okei, tegelikult ühesõnaga oleks võinud vabalt ära jätta ühe nendest 3. Aga seda Armazonese vaatlust ei oleks tohtinud ära jätta. Ja sellepärast, et kui see vari liigub üle maa, sul on tarvis see objekti kuju kätte saada. Ühesõnaga, kui sa oled maa pinnal nagu fikseeritud kohas ja see vari läheb üle maa, sul on vaja seda varju kaardistada võimalikult nagu erinevates kohtades. Antud juhul see vari liikus ida-lääne suunas ja teleskoobid pidid asuma siis nagu põhja-lõuna suunas niimoodi hajutatult. Ja oli oluline, et see meie vaatlus on siin see kõõr. Ühesõnaga nagu
vaatluste tulemusena saadakse nagu, ühesõnaga sellised nagu kõõlud. Et üks vaatlus annab ühe varjutuse ja üks varjutus annab nagu ühe sellise joone objekti kujust. Et ühe joonega me ei saa teada, mis kujuga on kaaran. Kahe joonega, vaata, need suuremad teleskoobid asusid nende kahe joone peal. Siin ühes kohas oli 2 teleskoopi koos. Et siit nendest 2 joonest, mis on siin selle kaarani diameetri lähedal, sealt ei saa eriti täpselt nagu seda ringi läbi panna. Et ühesõnaga, siin on võimalik panna väga palju nagu erinevaid ringe läbi. Aga nüüd see meie vaatlus seal Armazonese mäel oli väga oluline sellepärast, et kui võtta nüüd need 3 joont, siis siit saab ainult sellise ringi läbi panna. Ühesõnaga, need 3 vaatlust kokku määrasid seda kaarani kuju võrdlemisi täpselt. Nii et see oli jah kriitilise tähtsusega see Armazonese vaatlus. Kas see oli mingi aatomi kellega kaasas? Aatomi kelle on GPS-ist piisas. GPS-ist tuli aeg, jah, aeg on väga oluline. Ühesõnaga selleks, et saaks seda kuju määrata, peab olema aeg ühtemoodi määratud igas observatooriumis. Ja GPS võimaldas seda, nii et GPS-i täpsusest piisas. Seal on mingid millisekundid, sellest on küll ja veel. Et aatomi kella pole vaja. Ja kuna siis oli võistlus selle publitseerimise nimel, siis see MIT uurimisrühm kirjutas selle artikli valmis 3 nädalaga. 3 nädalaga oli artikkel valmis ja selgus, et võistlev töörühm, Pariisi observatooriumi töörühm sai ka piisavalt vaatlusi ja nendel oli oli seal San Pedro de Atacamas ja nemad said nagu veel väiksema kõõlu, neil vedas veel rohkem, nad said nagu sealt serva pealt selle ühe vaatluse. Et ühesõnaga 2 uurimisrühma said tegelikult nagu suurepärase tulemuse, mõlemad saatsid oma artiklit ajakirja Nature ja mõlemad artiklid ilmusid samas ajakirja numbris, siis oli jaanuaris 2006 ilmus artikkel ja see uurimisrühm, see MIT, et nemad olid siis isekeskis arutanud, et keda kaasautoriteks võtta ja nad leidsid, et minu panus Armazonese vaatlusesse oli piisav. Et ma sain siis kaasautoriks sellest artiklisse ja ma sain nii-öelda auväärse viimase koha siin. Tegelikult see viimane autor artiklitel on kas siis kõige vähem tähtsam või siis on teinekord direktor või professor. Et ma sain siis tudengina, doktorandina tunda, et kuidas on olla niimoodi sellisel auväärsel kohal artiklis. Aga edasi, ühesõnaga see oli nii-öelda see esimene artikkel, hästi lühikene 4 lehekülge. Aga järgmine artikkel, kus nad läksid süvitsi, seal enam mina autor ei olnud, et ühesõnaga mina olin autor ainult selles esimeses artiklis, et edasi nad kasutasid neid andmeid edasi ja avaldasid edasi, aga siis mina enam osaline ei olnud. Aga ma nüüd vaatasin hiljem vaatasin järele, et mis need tulemused siis olid. Seesama Michael Burson, kes oli doktorant ja vaatles, et tema siis pani nende 3 uurimisrühma vaatlused kõik kokku. Ühesõnaga, Nature's oli ainult need 3 kõõlu, aga Pariisi observatooriumi töös oli ka 3 kõõlu ja siis oli veel üksik kõõl oli üks kolmas rühm, kes sai ainult ühe teleskoobiga vaatles. Ja kui need kõik kokku panna, 3 ja 1, ühesõnaga, siis sai selle kaarani kuju veel täpsemalt määrata ja siis see kombineeritud tulemus oli siis, et raadius on 606,0 kilomeetrit pluss miinus 1,5 kilomeetrit. See mõõtmistäpsus 1,5 kilomeetrit. Ja miks siin on nagu suur viga, see pluss miinus 8 tegelikult, see oli sellepärast, et nad proovisid, need lasid vabaks selle kuju, et mitte tingimata ei pea olema ringikujuline, vaid et kaaran võib olla ka ellipsikujuline või elliptiline. Ja sealt tuli suurem viga, et kui nad sobitasid ainult ringi, siis nad said tegelikult täpsema isegi. Aga see oli niimoodi, et lubada natukene vabamat mudelit.
aga nüüd lähme ajaga edasi, et 20 aastat on mööda läinud ja tegelikult tol hetkel oli see parim tulemus. Aga pool aastat hiljem, pool aastat pärast seda vaatlust või umbes samal ajal, kui see Nature artikkel ilmus, siis startis selline automaatjaam, mille nimi on New Horizons. Te mäletate seda? New Horizons startis siis maa pealt Pluto suunas, et uurida Pluto süsteemi. Ja see automaatjaam lendas sinna peaaegu 10 aastat, 9,5 aastat. Ja jälle nüüd tähtpäev, et see oli siis 10 aastat on möödas sellest, kui New Horizons lendas Plutost ja Charonist lähedalt mööda. Ja muidugi koha peal lähedalt mõõtes, paarikümne 1000 kilomeetri kauguselt mõõtes on võimalik ikkagi täpsemaid tulemusi saada. Nii et meil on New Horizonsilt ikkagi paremad mõõtmised Charoni kohta. Ja pärast Pluto süsteemist möödumist möödus ta veel ühest Kuiperi vööobjektist, mille nimi on Arrokot. Ja praegu seikleb see New Horizons umbes 62 astronoomilise ühiku kaugusel päikesest, ühesõnaga päikesesüsteemi äärealadel, aga ta on täitsa elus veel, et ühesõnaga see suhtlus, kommunikatsioon töötab selle kosmoseaparaadiga. Ja siin on siis need kõige paremad pildid, mis sellest New Horizonsi möödalennult saadi. Vasakul on Pluto, see kuulus pilt, kus on see nii-öelda südamekujuline pinnavorm. Ja paremal on siis Charonist pilt. Muidugi kulus tükk aega enne, kui need pildid kätte saadi, et need pildid laekusid niimoodi tükkhaaval sealt kaugelt, et viimased andmed tulid minu meelest üle aastal läks või isegi mitu aastat võis minna neil, et kõik andmed kätte saada. Aga sellised pildid siis saadi ja mõni aasta pärast seda möödalendu tehti nendest piltidest siis ka analüüs ja saadi siis Charoni raadius veelgi täpsemalt teada, aga minu jaoks nüüd üllatavalt ma vaatasin selle alles nüüd selle ettekande jaoks läbi, et see mõõtmistäpsus, mis saadi möödalennul, see mõõtmistäpsus on ainult 3 korda parem kui varjutusega. Varjutusega oli raadiuse viga või see määramatus 1,5 kilomeetrit ja seal koha peal pildistades tuli 0,5 kilomeetrit selleks raadiuse määramise veaks. Nii et see tegelikult näitab, et see varjutuste meetod on selliste päikesesüsteemi äärealadel olevate objektide mõõtmiseks väga suurepärane meetod. Ja miks seda raadiust nii väga mõõta, et kas seal nagu vahet ei ole, et on ta siis nagu kilomeeter suurem või väiksem see Charon. Aga tegelikult me saame selle objekti tekke ja arengu kohta, põhiliselt tekke kohta teada. Nimelt, kui me mõõdame raadiuse väga täpselt ja määrame selle taevakeha liikumisest tema massi, siis mass ja ruumala annavad meile tiheduse. Me saame objekti tiheduse välja arvutada. Ja nüüd on mõõdetud ära või arvutatud välja Pluto tihedus ja Charoni tihedus ja selgub, et need tihedused erinevad üksteisest. Ja see, et need tihedused erinevad üksteisest, see näitab meile, kuidas Pluto ja Charoni süsteem nagu tekkis. Et see viitab sellele, et seal oli mingisugune põrge, kus nagu maa ja kuu arvatakse olevat tekkinud, et mingisugune toimus mingit objektide proto nende taevakehade kokkupõrge ja siis selle põrke tulemusena tekkis siis nagu eraldi Pluto ja Charon, aga nad on natuke erineva koostisega. Ehk siis nende tiheduse erinevus näitab seda. Siin mul ei ole Pluto tihedust välja toodud. Siin on mul lihtsalt, et tähevarjutusest saadi nagu selline tihedus ja nüüd möödalennult saadi ikkagi märkimisväärselt parem tulemus. Et see ei ole ainult sellest raadiuse paremini määramisest, vaid mass on ka paremini määratud. Et see on siis see tänapäevane teadmine Charonist, et ühesõnaga ei ole saadud midagi paremat kui New Horizons ja ilmselt ei saada ka. Et see ikkagi pani nii-öelda selle Pluto Charoni süsteemi paika. Aga see varjutuste meetod on suurepärane selleks, et mõõta siis teisi Neptuuni taguseid objekte, et neid on rohkem, et ei ole ainult Pluto ja Charon.
vaid seal on neid objekte üksjagu, neid avastatakse ja siis selleks, et teada saada, kui suured nad on või millised on nende kujud ja ühtlasi ka tihedused ja et siis varjutuste meetod on parim. Ja üks asi veel, mis aitab nüüd kaasa nende varjutuste kasutamisele, on see, et meil on olemas Gaia kosmosemissioon. Et Gaiast ma rääkisin, kas oli 3 aastat tagasi Pärnumaal seal astronoomia festivalil. Aga Gaia nüüd lõpetas oma 11 aasta pikkuse tähtede mõõdistamise, aga andmetöötlus kestab veel aastaid ja järjest täpsemad tähtede koordinaadid tulevad Gaia vaatlustest. Aga Gaia on juba praeguseks teinud revolutsiooni tähtede asukoha määramisel ja nende varjutuste ennustamisel on see väga oluline, et tähe asukoht oleks täpselt teada. Mitte ainult et tähe asukoht ühel hetkel, vaid et ka teada, kuhu see täht aja jooksul liigub. Ehk siis kui täht liigub taeva tasapinnas, siis seda nimetatakse oma liikumiseks. Et Gaia määrab tähtede asukohad ja oma liikumised. Ja nüüd, kui me tahame teada, kuna mingi järgmine varjutus on, siis me peame välja arvutama selle tähe teekonna taevas ja siis selle Neptuuni taguse objekti teekonna taevas ja vaatama, kuna nad lõikuvad need teed. Et Gaia annab meile täpse info, kuidas tähed taevas liiguvad ja siis päikesesüsteemi uurimine annab meile teada, kuidas need Neptuuni tagused objektid liiguvad ja järjest rohkem ennustatakse neid varjutusi, järjest rohkem võimalusi oleks neid vaadelda, aga piiratud on see maapealsete teleskoopidega ja sõltub ka sellest, kus see vari üle läheb. Et kui vari läheb üle Antarktika, siis ei õnnestu vaadelda või üle ookeani, et ookeani peale ei minda vaatlema. Aga kui ta läheb üle soodsa koha, siis üle Euroopa näiteks, kus on palju observatooriume, siis tuleb ka neid vaatlusi ja siin on lihtsalt näide ühest Neptuuni tagusest objektist, mille nimi on Huia ja siin oli tehtud 19 vaatlust seal varjujoone peal. Tegelikult üks vaatlus oli väljaspool ja see oli ka oluline. See, kui varjutust ei näe, on teinekord ka oluline, sest see ütleb, et see objekt on natuke väiksem, et ta ei ulatu siiani, kus selle kohani ta ei ulatu. Nii et niimoodi neid objektide suurusi ja kujusid tänapäeval määratakse. Ja miks see veel on suurepärane, on see, et ei ole tähtis, kui kaugel see objekt neist on. Et ühesõnaga ei ole vahet, kas ta on 10 astronoomilist ühikut või 40 või 60 astronoomilist ühikut, et see täpsus jääb samaks. Täpsus ei sõltu selle päikesesüsteemi objekti kaugusest päikesest. Valgus on paralleelne. Jah. Aga ta sõltub, ühesõnaga see täpsus piirab lõpuks see, et kui suur on täht. Et kui sa kasutad mingisugust hiidtähte, siis see täpsus hakkab langema. Ühesõnaga sellest sõltub. Ja me saame mõõtmed, me saame 3D kuju, kui õnnestub mitu varjutust määrata, siis me saame juba 3D kuju. Kui me lisame, kui see objekt pöörleb, et me lisame selle heleduse muutlikkuse, siis me saame 3D kuju. Ja tiheduse saame teada ja serva peal me saame teada ka, kas tal on atmosfäär või mitte. Ja mis on veel huvitav, et mõnedel objektidel on rõngad. Et ühesõnaga, kui see objekt koos rõngastega läheb tähe eest läbi, siis rõngad varjutavad lisaks veel. Et see keskmine objekt teeb varjutuse, aga rõngad teevad veel lisavarjutused enne ja pärast. Nii et saadakse infot ka rõngaste kohta. Nii et see on üks kaval meetod ja tegelikult kellel on vähegi natuke suurem teleskoop, siis ma kujutan ette, et hobiteleskoopidega saaks ka panustada. Et kui tehakse mingi kampaania, et on vaja mingisugust objekti vaadelda, et varjutus läheb näiteks üle Eesti, et siis saaks ka panustada. Aga muidugi tuleb piisavalt täpselt seda aega mõõta ja heledust mõõta. Nii, aga lähme edasi, see oli siis Kaarani lugu. Aga vaatame, mis selle mäega edasi sai. Et see mägi, mis 20 aastat tagasi andis ühe olulise vaatluse Kaarani mõõtmiseks, et mis sellest edasi sai.
et ma enne lihtsalt ütlesin, et Armazonese mägi on seal Tšiilis, et vaatame korraks, kus ta lähemalt asub. Et siin on siis Lõuna-Ameerika, Tšiili on see kitsas riba siin ja siin see ristkülik on suurendatud siia paremale, et see on siis põhjapoolne osa Tšiilist, et siin on pealinn Santiago, siin vahepeal on La Silla observatoorium, kus on ka palju teleskoope ja siis siin Antofagasta linna ligidal 120 kilomeetrit Antofagastast lõuna pool asub Paranali observatoorium ja nüüd siis Armazonese mägi asub 20 kilomeetrit sisemaale nagu ookeanist eemale. 2005. aastal nägi see mägi siis selline välja, see on nüüd see Armazonese mäetipp, 3064 meetrit oli ta siis ja see observatoorium, kus mina vaatlesin, asus siin umbes 300 meetrit madalamal, mäenõlva peal, mitte seal tipus, see oli mäenõlva peal, see observatoorium. Aga ma ronisin sinna mäetippu ka, ja ma olin seal üksinda ja tol ajal neid nutitelefone ei olnud veel või vähemalt minul ei olnud. Et siis ma panin peegelkaamera statiivi peale ja ronisin ise kaadrisse ja siis proovisin niimoodi teha, et seal horisondi peal olev Paranali observatoorium paistaks. Või ma näitasin näpuga Paranali observatooriumi peale. Et ma ise niimoodi pildistasin ennast ja mul oli tol hetkel väga kurb, et ma nagu Paranali ei jõudnud, sest ma oleks tahtnud ka näha seda maailma neid suurimaid teleskoope. Seal on see VLT, Very Large Telescope, 4-8 meetrist teleskoopi. Aga ühesõnaga ma nägin siis eemalt seda 20 kilomeetri kauguselt ja üks teine teleskoop asub veel seal naabermäe tipus. See on ka Euroopa Lõuna-observatooriumi Vista teleskoop, 4-meetrine teleskoop ja miks see oluline on, ma jõuan lõpus selleni ka. Tol hetkel ma ei aimanud seda muidugi ette. Nii et niimoodi ma käisin seal tipus ja üle... Su riided eelmisel pildil, kas need olid palavuse pärast või päikse pärast, seal ei ole iialgi nii külm. Tuul oli. Tuul oli ja tegelikult oli talv ikkagi. 20 kraadine see talv. Aga 3 kilomeetri kõrgusel, et seal läheb iga kilomeetriga läheb 5 kraadi. Tuul õigustab ära, jah? Ja tuul oli tugev. Me olime ka seal külmemal ajal, aga mitte 3000 kõrgusel, vaid 2000 ja keena sellest. Aga seal ülevalt alla vaadates umbes 200 meetrit madalamal rajati parasjagu veel ühte observatooriumit. Ühesõnaga see oli see, kust ma olin teinud selle pildi selle vagunelamute suunas. Et sinna oli ka parasjagu rajamisel üks uus observatoorium, sinna hakati rajama ühe kuusjalg teleskoopi heksapoodi. Aga jah, vaatame lõpus, mis sellest sai, aga tol hetkel oli see ehitamisel, et sel ajal ühesõnaga seal need buldooserid käisid kraapimas seda mäetippu ja lükati seal teed sisse ja lükati seda mäetippu lamedamaks. Aga selle mäetippu see nimi on Cerro Murphy. Murphy on mitte see Murphy, kelle seadused on, aga see on üks professor seal Antofagastas astronoomia instituudis. Või oli see instituudi juhataja või keegi, kes ühesõnaga seal asju ajas. Aga mis seal Armazonese mäetipus toimus? Armazonese mäetipus olid instrumendid ja need olid pandud sinna ameeriklaste poolt, kes kaalusid, kas rajada sinna mäetippu 30 meetrist teleskoopi. Ühesõnaga sellel mäetipule olid ameeriklased silma peale pannud. Oli käimas siis jah nagu projekt või see nimetus oli 30 meter telescope, TMT. Ja nad tegid seal nagu testvaatlusi, et kindlaks teha, milline nagu see mikrokliima seal mäe otsas on, kui hea on seal kujutis, kui palju selget päevast. Ja parasjagu need mõõtmised käisid, automaatsed mõõtmised. Aga läksid mõned aastad mööda ja see 30-meetrine teleskoop ja see 30 meter teleskoop, et nemad loobusid sellest mäetipust. Nad otsustasid, et nad ei soovi sinna
teleskoopi rajada, vaid nad hakkasid mõtlema Hawaii peale. Ja kui siis vabanes see mäetipp, siis samal ajal Euroopa Lõunaobservatoorium kaalus, et kuhu ehitada 40-meetrine teleskoop. Ja neid asukohti oli päris mitu, aga üks nendest oli siis see Cerro Armazones. Ja aprillis 2010 siis nagu üsna varsti pärast seda, kui see ameeriklased loobusid Armazonesest, siis Euroopa Lõunaobservatoorium valis Armazonese järgmise selle kiiglasuure teleskoobi asukohaks. Ja siis läks mõned aastad mööda, siis sõlmiti lepingud Tšiiliga ja saadi see maatükk, seal on päris palju ruutkilomeetreid, mis siis kuulub nüüd või on antud Euroopa Lõunaobservatooriumi kasutusse. Ja kui see mäetipp oli alguses 3064 meetrit merepinnast, siis selle observatooriumi rajamise käigus tehti see mäetipp lamedamaks ja nüüd on ta 18 meetrit madalama. Aga minul on võimalus öelda, et mina käisin selle mäe tipus siis, kui ta veel kõrge oli. Ja, et ühesõnaga seda mäetippu enam ei ole, et ta ei ole enam nagu selline mutimullahunnik, vaid nüüd ta on selline pealt lamedaks tehtud. Ja see ehitus käib juba mitmeid aastaid, et see on aastast 2018, kui siin on nagu see fundament paigas ja siis uus tee. Ühesõnaga ehitati asfalttee siia üles, et siin on see vana kruusatee, mida mööda mina ronisin. Aga uus asfalttee viib sinna üles selleks, et see raske tehnika saaks sinna üles minna. Oli sul ka võimalus kuidagi fikseerida või meeled, et mis see kõrgusrekord üldse oli seal ka nii raskendades? Mis levelile sa jõudsid? Ma ise ma käisin San Pedros ja seal võtsin neid ühe päeva reise ja ma käisin ka 4 kilomeetri peal. 4400 käisin ära. See on õpp juba napid. Ja. Ma tean, kuidas on 4 peal kõndida. Aga nüüd see ELT ehitus on täies hoos. Et see on nüüd pilt umbes 3 aasta tagusest ajast. Ja tegelikult 2 aastat tagasi Astronoomia festivalil ma rääkisin nendest maailma suurimatest teleskoopidest ja siis see pilt oli tol hetkel see kõige viimane pilt, august 2023, napilt enne Astronoomia festivali. Siis oli ehitus nii kaugel ja nüüd uuemat pilti ma ei leidnud, aga et aprillis sellel aastal siis jõuti selle nii-öelda katuse harjani. Et kui te näete, seal on imepisikene Tšiili lipp. Et kogu see kuppel on 80 meetrit kõrge. See on iiglama kõrge, nii et kui seal on lipp, siis Sarika pidu peesti ära. Ja, kuigi seal oli mingi teine nimi sellel, aga põhimõte on sama, jah, Sarika pidu oli sellel aastal. Nii et see teleskoobi ehitus on täies hoos seal. Ja kui see valmis saab, nüüd kuulutati välja, kuna peaks valmis saama, nagu alati need projektid muudkui lükkuvad edasi ja viibivad. Aga praegune seis, selle aasta seis on see, et esimene valgus selle teleskoobiga saadakse märtsis 2029 ja siis hakatakse sinna neid mõõteinstrumente panema. Ühesõnaga neid kaameraid ja spektrograafe ja see võtab veel 1,5 aastat aega, et need tööle rakendada. Nii et esimene teaduslik vaatlus on oodata alles detsembris 2030. Ma julgeks öelda, et veel pluss pool aastat. Aga no näis. Ja siis ta hakkab kuidagi selline välja nägema. Ja siin on mul veel üks slaid sellest, et kuidas ta on nii-öelda võrdluses Colosseumi ja siis nende 8-meetriste teleskoopide kuplitega, nii et ta on ikkagi nii-öelda suurusjärgu võrra suurem, et ta on nii-öelda erakordselt suur teleskoop. Tal on midagi erakordselt igav nimi ka. Extremely Large Telescope, ELT, ehk siis eesti keeles ongi erakordselt suur teleskoop. Kuidas järgmist nimetada? Järgmist ei tule enam. Uska valitsu. Aga kavatseb. Sinna ei kujuta ette, et tõenäoliselt ma ELT-ga ei satu ja kunagi vaatlema. Aga nüüd, mis sai sellest mäetipust, mida ma pildistasin sealt ülevalt alla, see, mida kraabiti 20 aastat tagasi. Et sellel on juba nii-öelda teine generatsioon teleskoop. Et nüüd on see Poola Teaduste Akadeemia
käes, et seal on 5 teleskoopi ja siia peaks tulema 6 teleskoop, siia peaks tulema 2,5 meetrine teleskoop ja see hetke suurim on 1,5 meetrine. Ühesõnaga see observatoorium ikkagi toimib, aga seda ei nimetata siis enam Cerro Armazones observatooriumiks, vaid see on Cerro Murphy observatoorium. Ja tal on veel üks nimi siin ees, kui pikk nimi panna. Nii et ühesõnaga see on siis see, mis sai sellest mäetipust. Äkki ma need paar slaidi ja siis räägime. Ja see on nüüd, ma tahtsin vaadata, et kuidas paistab see observatoorium, kus mina käisin. Et ühesõnaga siin on selle ELT ehitus, siia tuleb vist see ELT, kõik see tugistruktuur. Siin on see poolakate observatoorium ja siis siin oli see vana observatoorium. Ja kui ma nüüd sisse zoomisin, siis on näha, et see on nagu kuujäljed, inimese jäljed kuul. Et seal on olnud see observatoorium ja need konteinerid on ära viidud. Aga kõik need toed, millele see toetus ja ühesõnaga kõik kivid ja võimalik, et jalajäljed ka. Et need on sinna jäänud ja ilmselt jäävad ka, et kellelgi ei ole tarvis seda sinna koristama minna. Nii et siis see on nii-öelda mälestus sellest vanast Armazonese observatooriumist. Ja nüüd lõpuks see järellugu, miks ma selle teema nagu üles soojendasin. Nimelt ma olen osaline sellises projektis, mille nimi on Nelimost või Foremost. Et sinna selle 4-meetrise teleskoobi külge, ma näitasin selle Paranali observatooriumi nii-öelda kõrval mäetipul. Seal on 4-meetrine teleskoop ja sinna tuleb uus spektrograaf ja see spektrograaf on juba praktiliselt valmis, et need tükid on sinna teleskoobi külge juba pandud ja nüüd algavad testvaatlused. Ja mina olen siis selle testijate meeskonna üks liige, et see testijate meeskond on umbes 30-liikmeline. Et ma olen siis üks umbes 30 inimesest, kes läheb sellel aastal seda instrumenti testima. See instrument on selline, et seal on 2436 fiibrit teleskoobi fookuses, millega saab siis korraga vaadelda üle 2000 objekti siis ja kõigi spektrid korraga registreerida. Et kui Tõraveres vaadeldakse üks spekter korraga, siis see teleskoop vaatab 2000 spektrit korraga ja ta 5 aasta jooksul mõõdab mitukümmend miljonit spektrit, nii galaktikatest kui tähtedest, kõigist korraga. Aga et see teleskoobi kasutusele võtta, et see on ka pikk töö, et alguses on nagu tehnilised testid ja mina lähen siis ühesõnaga novembris, kui algavad need teaduslikud testid, et seal on neljased meeskonnad, iga meeskond vaatleb 1 nädala, seal on väga selgelt ette öeldud, mida ja kuidas tuleb testida, seal on öised testid ja päevased testid ja võrdlemisi nagu igav vaatlustöö, aga teisest küljest täitub siis see unistus, et kui mul jäi tookord Paranalis käimata, siis nüüd ma lähen Paranali. Ja ma saan siis järgmisel aastal neid muljeid jagada sellest tööst, selle Foremosti instrumentiga. Ja järgmise aasta kevadel hakkavad siis teaduslikud vaatlused pihta ja Elmo Tempel on lubanud järgmisel aastal rääkida, kui need vaatlused on pihta hakanud, sest Elmo Tempel on nagu rohkem selles projektis veel sees ja ta siis hea meelega tuleb siia festivalile rääkima sellest, mida see Foremost siis päriselt teeb. Ja see on nüüd nii-öelda lõpuslaid, et see instrument on kokku pandud. Siin on 2436 fiibrit ja see pilt on niimoodi tehtud, et neid fiibreid on tagantpoolt valgustatud. Siin pildi peal nad mitte ei kogu taevavalgust, vaid neid valgustatakse tagantpoolt ja siis sealt sekundaarpeegli poolt on tehtud pilt ja need fiibreid saab kõiki, nende asendid saab muuta ja selle promopildi jaoks on fiibrite asendid pandud selliselt, et ta annab selle Foremosti instrumendi logo, see suur number 4. Et see on siis lihtsalt nagu selline promopilt, mis näitab, et see instrument on tehniliselt nagu õnnestunud ja kokku pandud. Nii, aga sellega ma lõpetan, aitäh!